Tere kõikidele minu armsatele kuulajatele, minu jälgijatele, televaatajatele. Ja täna ütlen ma ka tere Anu Tähemaa jälgijatele, vaatajatele, sõpradele, tuttavatele, pereliikmetele. Mul on täna eriti suur rõõm minu podcastis või taskuhäälingus või kuidas iganes seda nimetada, näha armast naist, imelist naist, väga veetlevat ja väga sümpaatset naist Anu Tähemaad, kes oma elu on siis nii-öelda praegusesse faasi viinud läbi kõnelemise, läbi väljendamise. Tere, Anu! Tere, Aet! Nii armas, et sa mind kutsusid ja nii äge, et meil ajad klappisid ja tere ka kõigile kuulajatele. Ja meil on üldiselt, ma ütlen kohe kõikidele vaatajatele, kuulajatele, et meil on Anuga selline asi, et kui me kokku saame, siis me hakkame naerma kohe üksteise peale. On ju nii? Nii et kui me täna palju naerame, siis see on täiesti meie loomulik ja normaalne suhtlemisviis, nii et see käib meie juurde. Aga kõige selle nalja kõrval on tore, et mis tore, aga mõnes mõttes on see nagu tore, et sinu esimene India külastus, nagu ma sain aru, oli seotud kuidagimoodi kriisiga. Oli see nii? Et ühest küljest on see tore, aga teisest küljest see kurb, aga see kurb läheb toredaks. On nii? Jaa, Aet, kui sa ütlesid mulle, et me täna räägime Indiast, siis mul nagu mõtlesin, et huvitav, missuguse Indiaga ma peaksin sind nagu siin selles podcastis kostitama. Ja siis mõtlesin, et paneks mõlemad käiku, sest 2014 oli minu esimene India käik ja ma arvan, et see oleks jäänud viimaseks, kui ei oleks olnud Marika Hansonit, kes mind tulihingeliselt Indiasse kutsus ja pika mokaga nii mina kui ka minu tänane mees lõpuks olime nõus sinna minema ja mul on väga hea meel. Ja siis ma sain aru, et ka sina oled Kerala kandist toimetanud, nii et jah, lõpuks sai siis meil teoks ja mistõttu ongi kohe paslik öelda, India on väga-väga eriline, väga-väga teistsugune koht, kuhu minna ja India on ammendamatu oma värvikülluses, nendes inimestes ja kui sa mõtled, et Indiasse mina ei lähe, siis kindlasti mõtle veel kord. Indias on väga erinevaid regioone, kuhu oma reisikotiga suunduda. Ja minul on täpselt 2 lugu, võib-olla need 2 lugu aitavad ka sind aru saada, mis see India siis võiks olla, vähemasti läbi minu pilgu läbi. Ja ma olen päris kindel selles, sellepärast, et igasugused lood ja teiste kogemused on minu meelest palju suuremaks inspiratsiooniks kui koolitused või õpetused. Et alati need lood on need, mis nagu haaravad kaasa, mis toovad selle päris inimese ja selle päris sellise meie päris elu tegelikult esile. Ja kui rääkida Indiast, on ju, et meie selle taskuhäälingu või podcasti nimi on Elu enne ja pärast Indiat, siis minu meelest India on just see koht, mis oskab nagu nii hästi sinu nendele õigetele nupukestele vajutada ja kõik esile tuua ja sealt siis selle vajaliku välja tuua. Aga mis siis sinu jaoks oli see sellise esimese India reisi hirmutav osa või markantne osa, et miks sa siis niimoodi ära hirmusid ja ehmusid? No sa nimetasid ennem kriisi ja eks enamik naisi, kes on kasvatanud lapsi ja palju elus tööd teinud, leiavad ennast 40-ndates mõtlemas selle peale, no kes ma siis ikkagi ise olen ja mida ma sellest elust tahan. Ja kui pärast õpinguid Ameerikas 2012 käis minus ära mingi tinn, et ma tahan teha suuri asju, aga ma ei teadnud, mis need on. Ja mul tundus, et see, mis ma teen, on kuidagi nii pisikene ja nii edasi. Hakkasin katsetama erinevaid valdkondi. Ja 2014 jõudsin korralikku kriisi, sest kõik, mis ma ette võtsin, oli kuidagi nagu mitte see. Ja ma mäletan seda, kuidas 2014. aasta alguses ma sain, nagu ikka Facebookis saadakse erinevaid kutseid ja sõbrakutseid ja jutustamise kutseid ja siis ma võtsin ühe India mehe vastu, kes oli seotud Eestiga, tal oli perekond siin Eestis, tal oli ka eestlannaga laps ja tema pöördus minu poole murega, et
et ta ei ole ammu oma selle noorema lapsega sidet saanud pidada, sest nende susad läksid eelmise naisega täiesti risti. Ja kuna minul juhtus olema täpselt selline elufaas, kus ma õpetasin Muusikaakadeemias ja mul oli seal üks tudeng, kes oli selle lapse õpetaja, oli mul imelihtne küsida, kuidas tal läheb, mida ta teeb, kuidas tal koolis on. Ja ma andsin talle nagu praktiliselt paari päeva jooksul teada, kuidas selle lapsega on. Ta oli üliõnnelik selle üle, sest kujutage ette, isa, kellega on kontakt nagu katkenud, kui ta oma last ei näe, ei tea, no ilmselt olid ka ju põhjused, aga mina tollel ajal ei teadnud, ma kuidagi arvasin, et tore on, aitan inimest ja minu jaoks oleks see lugu seal lõppenud, aga siis ta hakkas käima peale, et no tule Indiasse, et osta ainult pilet, mina pakun sulle elamise ja toidu ja siis kuskil aprillikuus minul käis klõks ära, vot lähengi, mul on kõigest absoluutselt kõrini, mitte midagi siin elus ei lähe, kogu aeg ainult töötan, pere ja vot tulgu või surm seal Indias, mina lähen. Tolleaegne mees naeris, et no sina ikka küll tahad oma nina tulle kogu aeg pista ja vot tahtsingi, päriselt nagu tahtsingi. Kusjuures ma korra segan vahele, et minu meelest see on ülihea koht, kust midagi uut alustada, kuskile minna. See, et kui sul on kõigest kõrini ja siis oled nagu valmis lahti laskma tegelikult, on ju? See on nagu selles mõttes hea koht. See oli tõesti ja ega ma ei teadnud, mis seal Indias mind ootab. Ega ma ju ei teadnud seda meest ja tema plaane. Ma ei teadnud mitte midagi. Ainus, mida ma soovisin, oli tõesti see, et mu ümber on soe. Mul on üks tuba, kus olla ja ma ei taha rohkem mitte midagi. Ma ei taha kellegiga rääkida, ma ei taha kuskile minna. Et tundus nagu, et see sobis imehästi minu plaanidega. Ja see oli Delhi kandis ja sealt viis meid veel tee Dehraduni. Kui ma nüüd ütlen täpselt. Dehradun, jah. Dehradun, just. See on seal üleval pool põhja. Ja see oli, just nimelt see on Põhja-India ja seal... Noh, tema oli tuntud mees, tema äritses riisiga, mina ei tundnud seda mitte midagi, on ju. Esimene mulje, mis mul oli, kui ma sinna lennujaama läksin, ta lubas tulla vastu ja tuligi vastu, sest Dehradun on 6 tundi autosõitu Delhist. Ja veel enne, kui ma jõudsin justkui temani, et nagu saata talle sõnum, et ma nüüd saabusin, hakkas mind juba mingi meeste hord, ilmselt blonditelt nagu 40-ndatest, kõik on äge, hakkas täiesti kätest kinni tirima taksosse. Ja mina muidugi ei tahtnud sinna taksosse minna, sest ma teadsin, et mul kuskil on mingi mees, kes võtab mu peale ja kellega me lähme sõitma. Ja ilusti oli kohal tipp-topp, hästi väga turske mees, suur mees. Pildilt oli päris näpsuka, aga see oli ilmselt vana pilt, on ärge uskuge neid pilte. Suur turske mees, mega suure kongus ninaga, nagu vaatad otsa ja pärast ma kuulsingi, et tema äripartnerid kutsuvad teda krokodilliks, sest kui see juba hammustab, siis hammustab korralikult. Siuke mees tuli mulle vastu ja minul on plõnk, esimene latakas käis tästa nägu ära. Anu, mida sa teed? Anu, mida sa teed? Kuhu sa tulid? Ja siis... Julge naine, ütlen ma. Julge naine. No täna ma loomulikult mõtlen super julge naine. Ja ta ütleb, et nüüd on nii, kohvrid juba jooksid mul ise autosse, sest tal olid mingid mehed seal ümber jooksud, kes kõik jooksid, tema ainult andis raha kogu aeg. Ja siis pandi mind sinna taha istmele ja sõit algas. Ega ta suurt ei rääkinud, ta oli super vait terve see aeg. Ja siis me sõidame seal rahulikult mööda neid külasi ja saad aru, mingid need kohalikud lapsed niimoodi vastu klaasi vaatavad, sind jooksevad autoga kaasa, sest tempo Indias sõites on päris aeglane. Ja mina vaatan sealt taga mingist püha müristus. Ta tuleb taksoga 6 tundi. Ma ei saanud aru, ma ei ole käinud varem Indias. Miks võetakse takso? Sellepärast, et tempo on niivõrd aeglane, juba raske on sõita 6 tundi, kui kogu aeg sa tee peal koperdab ja näed igasugused lehmad ja siis üks väga eriline hetk oli see, kuidas keegi vist tahtis parandada torusi ja mehed kükitasid ja lusikatega kaevasid auku. Et sa näed, nagu elu läheb silme eest läbi, sa näed neid lapsi, neid vaeseid külasi ja siis me jõuame mingisse linna. Mina ei tea, mis vahepeatusi tema plaanis teha, loomulikult süüa on vaja.
ja täpselt sama lugu, auto jäi seisma, ta midagi kellegiga telefonitsi rääkis ja taaskord kapott läheb lahti ja kõik mu kotid jooksevad juba kuskile hotelli. Lihtsalt nagu kotid oleks jalad alla võtnud. Mingid hotelli need, ta oli seal vana kunde ja pärast ma sain aru. Ja siis me läksime sealt trepist üles, mina ka nagu tõesti nagu uuesti sündinud, sest see kõik, mida ma nägin, oli minu jaoks täielik nagu, Anu, mida sa teed? Kus sa tulid? Kui eluisu on otsas, siis eluisu tuli tagasi. Et nagu hakkas hirm. Aga kas on seal mingit sellist, ei tekkinud sellist hirmu näiteks, et äkki ta viib sind kuskile nurga taha või teeb suga midagi või midagi sellist? Oli? Muidugi tekkis, sest siis, kui me läksime sealt trepist ülesse ja ta näitas mulle mu tuba, siis mul käis nagu, et Anu, halloo, kuhu sa oma nina topid? Aga õnneks ta oli nagu ikkagi tsiviliseeritud mees, pani ukse pärast enda järgi kinni ja sisse ei tulnud ja nii edasi ja andis mulle aega paar tundi puhata, mis oli temast väga kena. Sest kogu see tohuvabohu ja sõit ja nii edasi. Aga see oli esimene kord, kus ma istusin voodi peale, mõtlesin, tegelikult tahaks tagasi koju. See hirm, mis tekkis seda kõike nähes, seda oli justkui nagu hästi palju. Aga edasi oli asi päris konkreetne. Me läksimegi tema sinna uhkesse majja ja Aet, ma ei tea, mis kogemus sul on, mida inimesed kohalikud või äkki tema näitas, ma ei tea. Mis on esimene asi, mida India perekond sulle näitab või mees või kuhu sind juhatatakse? Sa mõtled, kus majas juhatatakse? Jaa, kui sa lähed kellegi elamisse. See on hea küsimus. Kas isegi kööki äkki või? Jaa, just! Kööki, see oli esimene asi. Me võtsime jalanud ära ja esimene asi ta ütles, tule vaata. Ja siis me läksime talle kööki. Ja ta avas külmkapi, mis oli punnis täis toitu. Ja see oli mingi märk. Ma ei tea, kas jõukuse märk, kas see, et sa ei pea siin kannatama mingit nälga, eks? Või ma ei tea, mis märk see oli, aga see oli mingi märk, mida mina poolt taaskord elus kogenud ja ma ei saanud mitte muffigi selle peale. Ütlesin, oi kui tore, umbes midagi sellist. Aga muideks Indias on ja see toidulaud ja kõik see, kuidas nad süüa teevad ja see on tegelikult omaette kunst täiesti. Täielik kunst on see. Ja selles mõttes on nad alati uhked selle üle. Ja ma tõesti õppisin seal sööki tegema. Ma õppisin seal nägema, kuidas nagu teha ilma lihata toite. Tema tütar oli suurepärane kokk, ta oli tollel ajal 26-aastane ja me saime tütrega jube hästi läbi. Aga tütar kartis meest sama palju kui nagu minagi. See oli täiesti, ta oli selles mõttes nagu super, ta tõesti hoolis minust. Ja kui natuke nüüd ette rutata, siis ta hoolis sellepärast, et ta otsis omale uut naist. Ja teda mitte ei morjendanud see, et ma juba olin abielus. Nii et jutt kogu aeg, kuidas tema hakkab nüüd abielluma minuga, siis see oli nagu, ei, mina ei hakkas nagu küll abiellu. Mul juba on üks mees, aitab sellest ühest küll. Natukeseks ajaks või teine, pole paha. Aga Indias on selles mõttes küll, et kui nüüd tagantjärgi vaadata, siis see, et sa sinna nagu talle külla läksid, see oli ehtne nagu tegelikult jah-sõna juba vaata mõne indu jaoks. Võib-olla, kuigi mina nagu tõesti ütlesin, et ma tahan tulla ainult vaikusesse ja rahusse. Ja ta võimaldas mulle tõesti palju, me käisime, ta viis mind templitesse, ta ise sõidutas mööda mägesi, et see pool oli kõik nagu väga äge. Aga olid ka mingid sellised teistmoodi asjad. Esiteks, mina tänavale üldse minna ei saanud. Ilma tema tütreta ma oleks sinna jäänud. Mind oleks järgmisesse majja vedatud, sellepärast. Need olid suhteliselt tõesti millegipärast valge naine oli seal nagu suht haruldus selles regioonis, kus me elasime. Nii et see nagu oli natukene hirmutav minu jaoks. Ma ei suutnud üksi ka mitte üle tee minna, sellepärast, et see autode vool lihtsalt ei peatunud. Aga koos tütrega õnnestus meil käia. Aga rääkides toidu tegemisest, siis ma ei mäleta, seal oli niimoodi hommikuti, jällegi, ma ei tea, kas see on üldse India rituaal või see oli selle pere nagu rituaal, aga kell 6 hommikul oli esimene tee joomine.
see on see tee, kus sa paned oma need kardemonid ja spice'id sisse ja piimaajad. See on chai, Sellel on mingi see on see nimetus ka, eks ju. chai, Ütlemegi, nagu et tee, aga chai, chai, musta eks teega, just. ütlevad. Mhm. See on väga hea, see on nende Ja hommikune, see on hästi paljudel tegelikult see hommikune rituaal ka, et ütleme, et kui inimesed lähevad hommikul välja, siis tee ääred on kõik neid chai pakkujaid just hommikuti täis. ahaa, no vot, minul ei õnnestunud nii vara välja saada, mul oli vaja kell 6 üles saada ja Sind ei lastud nii vara välja ei, üksinda ometigi. mina olin tõeliselt printsess, päriselt, ma olin Ja. tõeliselt printsess ja siis ma istun seal oma voodis enne 6, kus tuleb sisse juba koristaja ja mina tõmban kõik oma tekid, värgid ümber, on ju, ja koristaja koristab tuba, sest puhas peab olema, eks ju. Ja siis tuuakse tee sulle voodisse. Nii et ma olin olnud seal mõnda aega ja siis mingil õhtusel ajal, no see mees istub seal oma suures toolis, käed on niimoodi kõrval suure tooli peal ja ütleb, et homme hommikul oled sina see, kes teeb meile teed. Noh, ma olin näinud, kuidas Cheryl teeb seda teed ja mõtlesin, no problem, muidugi ma teen seda teed, on ju. Aga et päris 6 ta nagu ei tahtnud, et okei, et teeme selle kella 8 tee siis nagu. Okei. Oli kella 8 aeg kätte jõudmas ja siis ma küsin pärast niimoodi hommikusööki, et noh, et aga kes siis teed tahab, on ju, et kas mina ei tahtnud enam sellel kellaajal kell 8, kell 6 olime juba joonud, eks ju. Siis tema tütar ka ei tahtnud, aga tema tahtis. Tead, kui raske on teha seda ühte tassi teed? Kuidas sa seda piima seal mõõdas ja see tass on ju pisikene ka, mitte nii suur nagu minu kohvitass, eks ju, umbes poole väiksem. Veel väiksem. On ikka mees, on ju, et no peaks võinud ka öelda viisakusest, et ma ei taha, on ju. Ei, Anu teeb ja just selle ühe tassi. Noh, ja ma olen kange ka. Hakkasin seda teed seal tegema ja seda piima seal 3 korda vahtu, panen neid spice sisse, kõik. Omast arust olin super uhke. Lähen siis mina, kes ma ei ole üldse mingi teenendaja tüüp. Anu Tähemaa läheb ilusasti sinna selle mehe juurde ja paneb selle teetassi talle lauale. Ta isegi ei vaata sulle otsa, sellepärast, et noh, naine on ju see, kes teeb need asjad, eks ju. Ja Anu Tähemaa läheb selge eest tagasi kööki. ja läheb mööda paar sekundit, kui ma kuulen Tähemaa! Nii ta kutsus mind. Tähemaa! Nagu tõrre põhja häälega. Ma olin nagu köögis. Noh, kaua sa siin Indias olnud oled? Kaua sa siin Indias olnud oled? Ma olen 9 päeva. Ja siis ikka sa veel ei tea, et sellel kellaajal me seda teed ei joo. Ma olin nagu täiega, mine pekki mees, tead, kui raske seda teha oli. Marssisin sinna elutuppa tagasi, ütlesin, et kuule tead, kui sina seda teed juua ei taha, siis köök on seal, mine tee omale ise. Ja sellel hetkel käis mul peast läbi, sest järgmine võib olla see, et mees ütleb, ja kui sina ei kuula, mis ma teen, siis uks on seal ja ma teadsin, mis seal tänaval ootab. Aga selle asemel, et näpuga näidata ja mind välja saata, ta hakkas kõva häälega nagu tõrre põhjas, hakkas naerma. Ta ütles, et kas sa tead, mitte ükski naine pole elus minuga niimoodi rääkinud. Ja välja ta mind ei saatnud, aga positsioon oli selles mõttes nagu selgeks tehtud, kes sa oled, kus sa pead olema ja kuidas sa pead käituma. Nii et edasi käis kõik tõk-tõk-tõk-tõk-tõk. Anu kandis laualt ära. Peaasi, et eluga minema saaks, sest ta võttis ära raha. Ta võttis ära mult raha, saad sa aru? Ja mul oli oma taskuraha kaasas, on ju. Passi ta ei võtnud, aga ta ütles raha sellepärast, et äkki teenijad nagu varastavad või niimoodi. Nii et mul tekkis see hirm, et noh, et väga varsti läheb äkki pass ka ja siis ma ei saagi tagasi, nagu reaalselt ma ei saa, kus ma siin Indias lähen, et no ütleme, elu oli armas tõepoolest. Ja tegelikult on see ju päris selles mõttes nagu noh, kui me niimoodi sellisele inimlikule selle fun'i sealt tagant ära võtame, siis inimlikul tasandil on see päris selline
õõvastav olukord, et kui sul on raha ära võetud, sa mõtled, äkki võetakse pass ka ära ja sa oled kuskil võõras riigis, kui sa täpselt veel ei tea ka, kus sa oled, võõra mehega ja nii edasi, et mõtle, mis tahad sina, mis lugu sina tahad juurde, on ju, see fantaasiast tuleb mida iganes seal välja. Et ja, aga samas tead, üks mu väga hea tuttav ütleb alati niimoodi, et see, kuidas või mis sinuga juhtub Indias, see loeb sellest, milline on sinu karma. Nii et kui sul läheb hästi, siis on hea karma, kui ei lähe halvasti, siis. Mul läks hästi, sest isegi kui raha ära võeti, siis see raha, mida tema minu peale kulutas, oli ikkagi üüratu ja sihukest elu mina polnud elades elanud. Et kui me läksime temaga poodi, siis noh, loomulikult see, et tema valis mulle riietuse, et oleks ikkagi väärilik. Ja siis tema läks ees, siis tulin mina ja siis tuli tütar. Need alati nagu tema läks nagu lükkas nagu tank tee lahti. Siis ta jagas seal neid igasuguseid rahasi vaestele ja kui me poodi läksime kaubanduskeskusesse, siis ükskõik aed, kuhu ma vaatasin, kõik maandus ostukorvis. Nii et ma mingi hetk ei julgenud enam, ma ütlesin, et kuule, see on suur mulle, on ju, see number ei sobi, on ju. Ei loe, pärast toome tagasi. Ja nii kui ma kuskile vaatasin, nii see kukkus korvi. Ja mingi hetkel ma õppisin käima niimoodi, et ma ei vaata mitte kuskile, sest ma ei taha mitte midagi, mu kohver on liiga väike. Nii et siis me tulime koju nagu sellise koorma, ma ei tea, riietuste, ehete, asjadega, mida ma kõik siis oleks pidanud nagu kaasa võtma. Et noh, see oli see elu, mis ta mulle pakkus ja noh, rahapuudust mul ei olnud. Ja me käisime ainult restoranides, kus on noh, praktiliselt tühjad ruumid, sest need olid nii kallid kohalike inimeste jaoks, et seal keegi ei käinud. Nii et kogemus oli missugune ja no ütleme, palju erinevaid lugusid, kuidas valge naine ei tohiks käituda aias. Ma ei tea, kui palju seda podcasti aega on, aga neid lugusid sealt nagu järjest oli ja tuli. Nii et ma olin justkui sattunud nagu mingitesse lugude luupi ja see kõik juhtus minuga. Ja ühe loo räägin. Mina vihkasin aiapidamist. Nagu ma olin kindel, et kuna ma olin elus nii palju aedu teinud ja need olid mul emaaiad, kus kõik oli nagu nii korrastatud. No ma ei saanud aru, miks seal mustsõstrapõõsa all ei tohi olla üks väikene rohulible. Noh, et emal oli hästi-hästi korras. Ja siis üks päev nemad hakkasid kahekesi oma tütrega vaatama mingit India selle Bollywoodi seriaali. Noh, aga mina ei viitsi vaadata neid. Nagu ma olen küll muusik, on ju, aga ma nagu see pole see, mida ma tahan. Ja siis ma leidsin riiulist nii paksu mingi India kultuuri raamatu ja mõtlesin, et noh, mina lähen hoopis aeda, tead, päike paistab, siin on mõnus vaikne, et lehitsen seda raamatut. Et viin ennast kurssi väga naiivne 15 minutiga India kultuuriga. Eks ju, naerukoht. Absoluutselt. Just, ma tean tõesti muhvigi Indiast. Ja vaatan seda raamatut ja näen järsku, et muru sees on mingi lill. Noh, siuke väike taim. Ja hakkasin niimoodi sõrmedega sealt ümbert niimoodi ära nakitsema. Et noh, et teeme lillele nagu ruumi, on ju. Siis vaatan täpselt sama kaugel on järgmine lill. Ja nakitsen sealt ümbert ära natukene muru ja siis tuli mingi 3. lill ja 4. ja järsku keegi hakkab röökima nagu ratta peal, kes see oli teenijanna. Ja karjub ja justkui karjub nagu minu peale ja siis jooksevad need toast kohale, et mis siis nagu toimub. Ja nad nägid, et ma rohisin lillepeenart. Ja no muidugi see mees oli vihane, mida sa endale lubad, mida naabrid minust mõtlevad, valge naine ei pane näppu muru peale, ei tõmba sealt rohtusi ära. Kui midagi on vaja teha, siis sa kutsud teenija. Kui sa tahad siit samast õuna võtta puu otsast, siis sina seda ei võta, vaid sa kutsud teenija, tema annab, peseb ära, annab sulle. Kus ma teadsin? Ei, no muidugi ei tea seda. No. See on see klassisüsteem on ju, mida ametlikult ei ole nagu, mida ametlikult ei ole, vaata, aga see tegelikult päriselt ikkagi on. Aga päriselt on. Noh, aga mina ütlesin nagu so what on ju, et mulle meeldis ja tegin siin ja tema sai aru, et ma armastan meeletult aiapidamist. Õhtul oleme tütrega jälle teed joomas, seda meest ei olnud kodus.
läks kuskile poe peale või ma ei, noh, ega me selle räägitud, mida mees teeb, on ju, et sina pidid kõigest aru andma, aga mees mitte midagi. Ja räägime just parasjagu tütrega juttu ja järsku ta hüppab püsti, jookseb värava poole, täpselt nagu meil see Tõde ja õiguses, vaata. Enne kui mees tuleb hobuse ja kaarikuga ja purjus, peab olema uks lahti ja tema juba kuulis, et isa tuleb ja jooksis õue, väravad lahti ja samal hetkel meesterahvas tuli oma autoga sisse ja me pidime olema valmis teretamas. Ja siis ta teeb lahti pagasniku ja pagasnik on täis lilli. kõik, mida peaks kuskile maha istutama. Aga kuna tema oli nii suur ja kummardada ei saanud isegi nii palju, et oleks pannud omal kingapaelad kinni, tütar pani alati, siis istutamine käis nii, et tema võttis kepi, näitas mulle, kuhu lill peab minema ja siis mina olin seal käpuli maas, mina tegin augu, panin lille sisse ja siis tema oli rahul või siis ütles, et ma peaks midagi veel kohendama. Nii et me istutasime need lilled sellel õhtul kõik maha ja tal oli palju vett, no see on ka nagu suur sihuke, sest hommikul me andsime üle käe, andsime lindudele, andsime vett ja esivanemaid tänasime ja neil oli oma tempel majas ja ühesõnaga kõik sihukene elu sinna juurde, mis oli väga ilus, sest ta sundis mind iga hommik minema ja vaatama, kuidas lilled kasvavad. Ja selles oli midagi. Ja selles sidemes esivanematega samamoodi oli midagi. Nii et ma olin nagu ka see erand, kes oli lubatud nende isiklikku templisse minna ja tema siis nagu palvetas seal ja mina vaatasin kõrvalt pealt. Ja näed, veest rääkides õues hakkas praegu kõvasti kallama vihma. Et see küllus, mis tal oli seal maja ümber ja siis noh, ütleme lillede näol see küllus veel kasvas. Ja siis ma saatsin emale pildi, ema, vaata, ma istutasin lilli ja mu ema esimene vastus oli see, Anu, kas sa oled haigeks jäänud? Sellepärast ta teadis, et mulle ei meeldi lilledega tegeleda. See teie ema, et... Palju neid lilli oli siis, mis sa ära istutasid seal? Vähemalt 25. Pagasnik oli punnis. Nii et siis sellest jätkuvalt edasi ma pidin iga päev neid lilliga nagu hoolitsema, sest ta arvas, et mulle ju nii meeldib. Ja uskumatu või mitte, midagi muutus ja täna on mul kodus suur lille. Ma ütleksin mitte aed, vaid mul on park. Eks ole, see kõik muutis sind väga huvitav, kuidas moodi tegelikult need asjad panevad sind nii-öelda muutuma ja see sõltub kõik sellest vaatevinklist, millega sellele nagu läheneda või kuidas sellele nii-öelda see teerada sinna juurde luua, on ju. Aga ma tahtsin küsida su käest, et vaata, või mitte küsida, aga kommentaariks ja juurde öelda, vaata, et sa ütlesid, et see hommikused need sellised esivanemate tänamise rituaalid ja templirituaalid, et vaata, kui huvitavalt on pandud mõnedesse kultuuridesse see normaalselt juurde, et sa igapäevaselt võtad mingite teatud aegade tagant aja maha, tuled ja tuled iseendasse ja sa võtad selle aja, et luua endale nii-öelda peas vaikus ja võtta aeg iseendale. Et meie kultuuris seda ju tegelikult ei ole. Meil tõesti ei ole ja see oli midagi, mis väga sügavalt liigutas mind siit seest, sest minna niimoodi hommikul, teha oma see väike tiir ja tõesti nagu isegi kui ma ei teadnud sellel hetkel, millised täpselt minu esivanemad olid, et mul vanaema suri väga varakult aborti, et need liinid on olnud hästi kinni. Ja see suhtumine kuidagi nagu ka minu isa poolt ja et see põhjendab ju ka, et miks pärast sealt toetust ei tulnud, sest tema ka ei teadnud omamoodi, kuidas toetada enda järeltulijaid, et see oli kinni. Alles nüüd ma olen sattunud rohkem suhtlema oma isa õega, kes on ainukene, kes on veel elus ja meil on temaga mega hea klapp. Sest tema on see, kes näeb värve, tema on see, kes aitab inimesi nagu uuesti elule. Ja läbi tema olen ma nüüd alles palju aastaid hiljem teada saanud nende suguvõsaliinide kohta. Ja kui suguvõsaliinid on kuidagi moodi avatud või sa oled andestanud või sa oled nagu, sealt tuleb mega energia ja mul läheb nüüd ikkagi võrreldes sellega minul kui Anul lihtsalt, võtame kõik tiitlid ära, mul läheb palju paremini.
ma tunnen seda energiat, seda armastuse, seda soojust, mida see India tegelikult mulle sealt selle kraani lahti keeras. ja see on ka vaata Ja mõnes mõttes nagu turvatunne ja toetus, eks ju, mida see just suguvõsa sulle turva, pakub, et just, ja siis üks hetk oli veel, kus ta viis mind, no ta viis mind igasuguste posijate juurde, igasuguste nende, kes nende igasuguste kivide järgi ennustasid ja ma sain nagu näha maailma päris korralikult ja ühel päeval ütleb, nüüd istud autosse on ju, paned need botased jalga, paned selle pluusi selga ja me lähme välja. ja ma ei teadnud, kuhu me täpselt läheme, aga ta ütles, et ta läheb mingisuguse naise juurde ja istusime autosse ja mega niisugune kiiga-käega tee läks üles kuskile väikesesse külasse, kus siis noh, viidi mind mingisuguse ukse juurde, mis oli hästi pisikene ja pere elas seal, lapsed jooksid õues ja mind viidi ühe posi ja naise juurde. Läheme sisse, mind lasti esimesena, natuke silmad harjusid selle valgusega ja siis ma näen, et seal ruumi nurgas sellisel nagu natuke nagu õlekoti peal istub üks hästi vana naine ja näkitseb riisi. Niimoodi. Ja siis nemad rääkisid oma keeles seal midagi nii ja nadasi ja siis lõpuks selle naise nii-öelda pilk peatus minu peal. Ja see, mis ta ütles, mul ei lähe mitte kunagi meelest ära. Just sellisel eluhetkel, nagu mina seal olin, ta vaatas mulle otsa, ise näkitses riisi ja ütles, väljast kui lõvi ja seest kui jänes. Lase jänes puurist välja ja sa hakkad nägema, milleks sa võimeline oled. ja ta ütles inglise keeles sulle seda või keegi tõlkis? Tõlkis. Ahah. Aga ikkagi vaata, kuidas see sulle tundus sellel hetkel siis, kui sa nii-öelda omast arust läksid järgmist eduelamust ja järgmist niisugust ägedat vau-efekti otsima ja siis keegi sulle niimoodi paneb sulle, torkab. Ma olin täiesti alasti. Ma olin täiesti ahmisin õhku, et kuidas ta teab. Sest terve see elu kuni 40-ndateni ma olin kogu aeg nagu see, kuidas öeldakse, people pleaser. Alati kõik teised enne ja mina see viimasena ja ma isegi ei tea, kes ma olen ja mida ma tahan. Ja nüüd järsku, just nimelt nagu see jänes puuris, eks, jänes puuris. Ma olin justkui nagu puuris. Ma olin ka selle mehe juures nagu kuldses puuris. Mul oli kõik olemas. Ma olin teenendatud, hoitud, austatud, nagu puutumatus staatuses, nagu ka kodus tollel ajal. Kõik nagu justkui väliselt oli super hästi, aga mitte sisemiselt. Ja see oli võib-olla esimene kord, kus lihtsalt sa lähed kellegi elamisse, ta vaatab sulle ainult need hetked silma sisse, kui ta ütleb, see on ju vähem kui minut, eks. Ja ta näeb sind läbi. Ja siis ma mäletan, et see oli teine asi, mis Indias muutus. Ja ma hakkasin otsima, mis siis on see puur või kuidas ma seda puuri iseendale loon, millega. Ma ei olnud kunagi tegelenud ei enesearenguga. Ma olin lihtsalt olnud kogu aeg väga tubli tüdruk. Nii tubli, alates sünnist saati. Ja see oli üks esimesi hetki, kus nagu ma jõudsin võib-olla lähemale iseendale, et issakene, et kuidas ta teadis. Ma olin seda jube hästi varjanud. Väljast kui lõvi, seest kui jänes. Sa olid jube hea valetaja, on ju? Imeline. Ja tead, mulle eelmine nädal üks naine ütles väga ilusasti, et endale on nii hea valetada, sest et me ju usume seda nii hästi. Me ju nii hästi usume. Me oleme ju kõige targemad enda jaoks. Ja siis on see, tuleb hästi välja see endale valetamine. Ja kui me ei usu, siis me teeme veel ilusama vale. Sest kõik on ju perfektne. Ja, just. Kuniks tervis hakkab üles ütlema, sest kaua ei suuda nagu iseendaga võidelda ja vaielda. Nii et kui ma lõpuks sealt esimesest Indiast tagasi sain, siis ma tundsin, kui väga ma tahan elada. Nii et kõik muu, mis elus nagu toimub, ma jäin seal ellu, ma tulin tervelt tagasi. No ja siis hakkas see jutt, kuidas ta kogu aeg tahab mind endale naiseks võtta ja lõpuks ma mäletan, kas ta vist 2 aastat tagasi, sellest on ju nii palju aega, ta ikkagi hoidis kogu aeg kontakti ja lootis. Mina teadsin, et ma never ever ei lähe sinna tagasi, sest teist korda ma sellest puurist enam välja ei saa. Isegi kui kõik on nii ilus, kui on palju raha, kui on palju võimalusi, siis see ei ole ilmselt mitte minu elu.
nii et ja kusjuures tegelikult kui natukene nii-öelda laiemalt vaadata, mitte ainult seda raha ja seda ilusat meest ja ilusat maja, siis tegelikult need võimalused on sellised välised või need võimalused on need, mida kõik inimesed maailmas ihkavad. Tahan elada ilusas majas, tahan ilusat meest, palju raha saada. Aga tegelikult see, mis sinu hing ihkab ja mida sina luua tahad siin elus, seda ei ole seal ju tegelikult. See on täiesti puudu, et ongi ainult see väline rikkus. Hoitud oled sa küll, aga kui sa ikkagi ise naisena me oleme see ilma ikkagi sündinud looma ja midagi andma ja kui sa seda naisena teha ei saa selliselt, nagu see sulle on loomupärane, siis sa ei ole õnnelik mitte kuidagi moodi. See õnnelikkus või mingil hetkel ma sain aru, et kõik on turvaline, et mul kadus see hirm ära, et ta mind ära ei lase või midagi sellist. Aga ikkagi ma kogu aeg tundsin, kuidas väljast ikkagi lõvi. Ma olen tegelikult seest ka lõvi, lihtsalt ma olin õppinud ära olema jänes. Sest nagu kogu aeg ju äkki keegi mõtleb midagi pahasti või keegi arvab midagi pahasti või äkki ma teen midagi valesti või eks see elu annab meile ju kaasa need töövahendid, millega me elus püüame hakkama saada ja minu pere, kuhu ma maandusin, seal oli palju lahendamist vajavaid probleeme ja need kõik mõjutasid mind. Ma mõtlen ise vahest täna nüüdses elus olles või minu nii-öelda bioloogilise vanuse mõttes mõeldes, et kui minul oleks olnud lapsena see toetus ja see enesekindlus, mis ma olen täna, huvitav, mis ma oleks siis teinud? Kus sa siis oleks? Kus ma oleks, jah, mida ma teeks? Millises riigis, sest neid riike ma olen ju ka proovinud erinevad, et elu on viinud siia ja sinna. Igasugused reisid, praegune elukaaslane, me elasime mõnda aega Šveitsis, Saksamaa on olnud meil väga tihe, tema vanemad elavad seal, et Šveitsi me saime aru, et me ei jää. Et seal oli liiga palju reegleid. Et kui India on reeglite vaba, justkui nagu kõik kuidagi, selles mõttes seal ei ole selliseid reegleid, et näiteks üks lugu Šveitsist vahele põikeks. Meil oli garaažis üks boks ja boks oli küllalt lähedal sellele, et sa tuled ülevalt alla ja pead kohe nagu siia vasakule keerama. Ja me olime viimane auto, ütleme siit poolt esimene, sealt poolt viimane auto. Ja ütleme, kui boks on niimoodi, eks ju, selle 2 kriipsu vahel, eks ju, 2 kriipsu, on ju, et siis peab auto siin olema nagu sirgelt, eks ju. Ma isegi praegu ei suutnud sirgelt joonistada, eks. Nii sirgelt nagu Šveitsis peab olema. Ja just sellepärast, et meie parkisime, ma proovinud natukene, nagu tulime kaarega, tulime siit suunaga ja parkisime niimoodi. Jumal küll. Et natukene üle selle ühe joone ja teise joone peal. Ja kui me järgmine päev läksime autot võtma, siis me leidsime paberi auto kojamehe vahelt, kus oli joonistatud noolekesed, kuidas autot peab tegelikult parkima. Et need on need reeglid, mis ei ole ka kuskil nagu kirjas, aga mida inimesed väga, nagu pühapäeval ei mängita klaverit, eks ju, majas. Ei tohi tolmuimega puhastada, ei tohi autot pesta. Muru niita ei tohi ka. Ei, unusta ära. Muru ei kasva ka pühapäeval. Nii et reeglid ja reeglite vabadus, et Eesti selles mõttes on suurepärane koht. Isegi kui paljud norivad selle olukorra pärast, siin on ikkagi Eesti tagasi tulles hästi tore koht. Absoluutselt, ma olen nõus sellega, aga ma korra küsin lihtsalt, et vaata Indias ei ole kunagi sellist asja, et keegi paneks sulle mingisuguse sildi, et tee teistmoodi. Seal on kõigil savi on ju sellest täiesti. Aga kuidas sa siis tagasisidet ikkagi said ja tagasi ta lubas sind ilma igasuguste probleemideta, jah? Ja ilusti uuesti toimetas mind lennujaama ja kõik need kohvrid ja lisakohvrid ja kingitused lastele ja ainuke, kellele ta ühtegi kingitust ei tahtnud teha, oli minu mees. Nii et me siiamaani kasutame neid linasi, neid kangaid. Ma tulin sealt tagasi ikkagi nagu päris suure killahooriga. Nii et olen tänulik sellele kogemusele. Ja mehele ostsid siis sa kingituse lennujaamas salaja või?
Meil ei olnud kombeks kingitusi teha üksteisele tollel ajal. Meil esiteks ei olnud meil võimalusi, teiseks, kui ma käisin alati oma erinevatel trippidel, siis mul alati olin kas kuskil teatrisaalis või kuskil festivalil, kus tavaliselt nagu ma mingit nodi ei toonud, nii et see ei olnud probleem. Ja, aga selles mõttes on sellist huvitav teema tegelikult, et kui palju ma olen ise alati Indias reisides mõelnud ja ma olen ka hästi palju maailmas reisinud ja ma olen jõudnud tegelikult sinnani, et ma väga ei osta kingitusi, väga harva, sest et mina leian seda, et see reis on minu reis ja kõige parem kingitus olen mina inimeste jaoks. Ja mul ei ole sellist, ma olen aru saanud, et ma ei jaksa lihtsalt näiteks eriti Indias kuskil kapata ringi ja kellelegi kingitusi otsida. See on nii tohutu ajakulu ja minu arust Indias just see kingituste otsimine kellegile nii hästi nagu näitab seda, kui palju sa ise endast hoolid, et kui palju sa enda aega selle peale kulutad ja panustad, et kellelegi üks mingi väike asi, mis 2 eurot maksab, kui 2 päeva võid selleks aega kulutada. Ja. Aga Indias on teine India viis mind väga erinevates kohtades, näiteks praegult seesama, kas on kaftan on selle nimi või? On Ja, ju? kaftan, ja. Et see on kaftan, see on siidist ja see on Jacinda on selle firma nimi ja see on trükitud siid. Ja see muster siin samamoodi ja siis ma mäletan, kui ma hakkasin ostma, siis ma nägin, et mingis kohas see muster on natuke nagu heledam. See on praak. Aga inimestele, kes ei tea, siis kui sa näed, et kuskil on natukene heledam koht, siis see tähendabki, et see on käsitöö ja see on palju kallim versioon kui see, kui tuleb kuskilt vabrikust. Nii et teadmiseks nendele, kes plaanivad midagi ostma minna või vähemalt endale kingitusi tegema ja ütleme, see täissiidist kleit Indias on meie mõistes ikkagi väga odav osta. Ma vist maksin selle eest, ma arvan, et mingi 18 eurot. Ja see on salongist ostetud, see ei ole isegi mitte tänavalt ostetud. Ja hästi huvitav on see, et kuidas moodi me oleme siin läänemaailmas oma peas, et kui kuskilt on mingi väike defekt, et siis see on praak, aga mis tegelikult seal taga on, et seal taga tegelikult võib olla väga suur väärtus hoopiski sellel väikesel defektil, et kuidas moodi me oleme oma ajud, eks ju, enda jaoks, me tahame olla kogu aeg need perfektsed, et Indias vaata, pead sa selle perfektsuse nagu kuidagi selle vabastama. Ja. Seda kindlasti Indias õpib ja natukene suhtumist samamoodi. Ma mäletan üks esimene selline nüüd tagasi tulles Indias, ma käisin nüüd 2026 koos oma praeguse mehega pikalt andis mõelda, et sinna üldse minna ja mul läks mõte rändama, me rääkisime. Aga ma küsin su käest siis midagi. Jah, küsi. Ma küsin parem su käest seda, No, et vaata, aga miks sul siis nagu, kui sa esimene kord sattusid sellisesse luksusesse nii, et ja sa mõtlesid, et sa enam mitte kunagi sinna tagasi ei lähe, et mis see asi oli, miks sa sinna arvasid, et sa sinna mitte kunagi ei taha tagasi minna? Hirm. Ja, hirm, sest kui ma näiteks olin lennujaamas, siis ja mul ei olnud meest kõrval, siis mind kogu aeg lükati järjekorras tahapoole. Vahele tulid naised, kellel olid mehed ka. Ilma meheta sa ei ole Indias mitte keegi, vähemasti mina sain aru niimoodi selles regioonis. Sellepärast, ja. Aga muideks tead, Indias ongi see, et kogu aeg peadki panema niimoodi. Ja seal ongi niimoodi. Isegi kui sa pangas ajad asju, siis istub sinu kõrvale veel 2 inimest, samal ajal kui sa oma isiklikest panga ja isiklikest rahaasjadest räägid, tuleb sul veel 2 inimest, keda sa pead niimoodi ära ajama ja seal jääma endale kindlaks, et kuulge, see on minu private discussion praegu siin. Seal ongi nii. Seal ongi nii. Ta peab lihtsalt teadma. Me oleme siin nii õppinud, mis mina kogu aeg hüppad tagasi, on ju, oled viisakas. Me oleme harjunud, et sa lähed kuskil on järjekord, keegi võtab sulle selle numbri, siis on ilusti järjekord. Seal ei ole mingit järjekorda, poes on ka niimoodi, et sa oled viisakad, seisad järjekorras, siis sa jäädki sinna järjekorda. Et sa pead niimoodi, ja, et see on selles mõttes sellistes ja mingites ashramites, muideks mingites ashramites on niimoodi, et me oleme mõelnud, on ju, et kui seal ei oleks seda korda, et need sevadalid ehk need vabatahtlikud seal kõiki ritta seaksid, siis indud jookseksid lihtsalt kõik pikali. Nad on harjunud, nad on see, et ellu jäämine. Nad on nii palju.
ja neid on nii palju, mistõttu Mhm. jällegi Eestis meid on nii vähe. Kui ainult see enesekindlus lubaks teha asju, mida sa tegelikult tahad teha, siis Indias saab seda raudselt harjutada. Sa pead õppima seal ellu jääma. Sa pead võtma vastu selle otsuse, et kui ma lähen üle tee, siis ma lähen üle tee ja nad ei sõida Ja, minust üle, eks? ja ongi. Ja kuidas siis teinekord ikkagi läksid teist korda veel ja läksid siis hoopiski täitsa teise suunda Indiasse? Täitsa teise suunda ja ega siis Marika mind ka mudis päris mitu aega, me olime koos Mastermindis ja ma teadsin, Ahah. et sina teed Indias midagi ja siis tema. Ja no tema, mis ta rääkis mulle ilusti, tema rääkis mulle nii kenasti, kuidas tuled sinna kohale, seal on nii ilus keskus, seal on sidateraapia, üks noor pere teeb, sa saad iga päev suurepärast massaaži. No nädal aega sa võid ju küll omale lubada. Noh, ja lõpuks me siis olimegi nõus, et me läheme, et noh, nemad on ju ka, eks, ja siis minu plaan oli Mhm. see, et mina teen selle massaaži osa ära ja edasi ma lähen kas esinema kuskile, no ma ei tea, ettevõtetesse, lasteaedadesse, koolidesse. Et mul on nagu oma ring esinemiste näol, et see oli see minu põhjus, Oma programm. oma programm Yes. ja ma isegi leidsin need inimesed, kes mulle juba tegid selle programmi valmis. Nii Väga et tubli. ma tegelikult oleks pidanud alustama Mumbaist ja siis minema hoopis nii-öelda nagu siki-saki, et ma jõuan lõpuks sinna, et see kõik oli nagu mõeldud, et kuidas me seda teeme, nii et meie pilet oli mitte nagu otse, vaid meil oli läbi erinevate nagu esialgne pilet läbi erinevate kohtade, aga siis me otsustasime, okei, teeme siis ikkagi niimoodi, et võtame siit Tallinnast sinna kohale ja siis tagasi ka, et siis me saame muuta, võib-olla nagu keskel, aga elu muidugi läks teistmoodi tänu sellele, et sõda algas taaskord ja Dubai lennujaam oli kinni siis ja samamoodi Abu Dhabi, siis me jäime Indiasse poole kauemaks, kui me olime plaaninud, aga see on juba nagunii teine osa. Aga me Aga te läksime sinna plaanisite, alguses plaanisite, oli teil plaan siis 2 nädalat olla või ja 3? 2 nädalat, just Ahah, ainult. 2 nädalat, aitab küll ja käime ära, Muidugi. niikuinii on nii Sutsti hirmus. käime ära. Käime sutsti ära. Et see mõte oli ikkagi see, et seal on ikkagi niivõrd hirmus, aga Marika ütles, et ei ole nii hirmus, on ju. Ja siis noh, jäime siis uskuma. Me poleks kindlasti läinud, kui Marika poleks nii-öelda veenmisvõtteid kasutanud ilusa massaaži näol. Aga see ilus massaaž paraku ei osutunud üldse ilusaks, sellepärast et mul on ammu juba öeldud, et mu kehas on liiga palju vett ja lümfisüsteem ei tööta väga hästi. Noh, muidugi ta ei tööta, sest ma ei joo mitte midagi, sest mul ei ole jänu, et see on kogu aeg seotud, eks ju. Öeldakse, et joo, aga mul ei ole mingit joogijänu, ma ei taha juua. Ma pean sundima ennast. Mul on sama. Jah, Pean sundima. ma pean sundima ennast jooma ja siis, kui ma joon üle mingi paari lonksu, mul läheb süda pahaks, ma tahan nagu välja lasta selle. Aga see on selleks, et see vesi kõik seisab. Ja siis, kui ma läksin, seal oli tõesti niimoodi, et iga päev oli arsti vastuvõtt. Seesama paar vaatas meid üle, küsis erinevaid küsimusi, meie harjumused, meie toidumenüü ja toit oli nende poolt, mis oli ääretult puhas ja siis need massaažid samamoodi ja lümfimassaaž oli see siis, millega iga päev tehti nagu noh, ring peale. Ja minu keha no nii reageeris, et kui nad küsisid alguses mu käest, et noh, mis operatsioonid on olnud või mis mu tervisega on juhtunud, mul polnud meeles, mul läheb kohe meelest ära, mul lihtsalt läheb meelest ära, ma ei püsi, noh, ei hoia halbu asju meeles, see on minu loomus. ja, ja kui siis mingi 3. päev oli tehtud, mul hakkasid sellised valud kõikides kohtades, kus kunagi on nuga pandud külge või kus on mingi trauma olnud. Et see oli midagi sellist, mida ma ei osanud aimata ja minu elukaaslane ütleb, et ta pole mind kunagi nutmas näinud, et tollel öösel ma olin valudes põrandal, rullusin seal, sest paigal ei saanud olla kõik nagu kõik puusad, kõik liigesed, kõik selg, kõik isegi elundid, mida enam ei ole, kõik valutas nagu megalt, nii et me pidime kutsuma kellegi, kes annab valuvaigistit, isegi kui see ei ole seal ette nähtud, sest ma ei suutnud seda enam ära kannatada. See vist päris nii ei ole, et nad soovitavad tihti jah, mitte nagu võtta, aga selles mõttes, et kui sa ikkagi hulluks lähed, siis vist siis on vist ikka tehakse sulle erand, ma arvan seal, et see vahest jah, see on huvitav, kuidas need iidsed protsessid nii tugevasti tööle hakkavad, et kuidas sa muidu igapäevaselt ei saa üldse arugi, kui palju sul tegelikult on sees seda sodi, on ju, mille peale sa ei tulegi. Keegi peab meelitama sind.
me ju harjume sellega ära, me harjume ära jah, oma valudega, me harjume ära oma, ma ei tea, mul olid mingi hetk siin paar aastat tagasi nii tugevad peavalud, et kui nädalas on 7 päeva, siis 5 päeva mu pea lihtsalt valutas ja 3 päeva olin voodis. Ma olin töövõimetu, ma ei suutnud. Aga see ongi see, et noh, see nagu ei liigu. Sa tekitad omale pinged, ilmselt nagu ka psüühilised pinged. Nii et ja, et see oli see ja siis ta ütles, et sa pead jääma kauemaks, et sa ei saa nagu, et ma ei tee mitte midagi selle paari päevaga ära. Ja õnneks neil oli üks vaba koht, nii et me jäime sinna nende juurde veel 1 nädalaks, ostsime nagu paketti juurde ja saime seal süüa nagu nii värskeid asju, neil olid omad kokad, meid oli seal väga vähe, tal oli ainult 8 tuba, et see on väga väike koht, kus me olime. Marika läks juba minema oma mehega, nendel oli kõik hästi, kõik oli nii hästi, nii hea massaaž, mul oli massaaž nii valus, et nagu mõtlesin, et nagu millal see ükskord lõpeb, et esimene nädal oli tõeline piin. Mõnus hakkas alles järgmisel nädalal. Nii et siis, kui hakkas nagu välja tulema, et ja siis me kaotasime megalt kaalu. Mul mees kaotas 9 kilo ja mitte nälgimisega. Mina ei tohtinud liikuda ega sporti teha. Ma ei tohtinud isegi kuidas selle rikša, vaid see on tuk-tuk, on ju. tead sa, nad ütlevad erinevad, mõnes kohas rikša, mõnes kohas auto, mõnes kohas tuk-tuk ja kuskil mulle öeldi, et tuk-tuk ei tohi öelda, et seda ütlevad ainult vaesed inimesed vist või midagi sellist. ma ei tea. Okay. Aga ma arvan, et ei ole vahet. Ma ei arvan, et ei ole vahet. See on piirkonniti nii erinev, kuidas nad kutsuvad. Aga lihtsalt rikša ütlevad jah, ja tukk ja riksa ja. Nii et mina sellega sõita ei tohtinud, sest see raputab liiga palju. Aha, ei tohi jah, ei lubata jah. Nii et see oli ka mulle uus ja põhiliselt selle esimene nädala me lihtsalt magasime ja käisime söömas ja neil olid näiteks vahe väiksed söömised, mitte mingit sükest vastikut rohtumist, nagu ka vahest räägitakse, mis puhastab või ma ei tea, mis, et neil oli hästi inimlik kogu see olemine seal, et ei olnud mingit piinakambrit, lihtsalt minu enda valud. Ja vot see pani minu mõistuse endal teistmoodi käima, et mida ma söön, minu menüüst kukkus välja valge suhkur. Minu menüüst kukkus välja valge sool, ainult Himaalaja sool ja seda ka vähendatud kujul. Rohkem vett, soe vesi, mida ma joon. Ei pea jooma karboniseeritud vett, see ei ole ka üldse mitte tervislik. Just. Maale see on nii kahjulik, see mullitamine. Ja. On ju, et ikkagi muutus. Kõik nagu midagi muutus minus läbi selle India. Ja mulle ka meeldis, kuidas nende meditsiinisüsteem, et see on lihtsalt nagu mega. Me siin arvame, et meil Eestis on supersüsteemid ja uued masinad ja nii edasi. No see, mida ma Indias nägin. Me käisime päevasel tervisetšekil, kus meil oli isegi nagu giid, kes aitas meist ühest kohast teise, erinevad doktorid, kõik südame kardiogrammid, veri, kompuuteruuringud, kõik tehti ära. Arva, palju maksis? Ma ei tea, minul mingi aasta tagasi oli kogu komplekt oli vist mingi paarsada eurot või? No siis sul läks isegi kallilt, sest meie maksime 99 oma paketi eest. See on erinevad paketid on ja võib-olla sul oli kallim pakett. Jaa. Nii et... Mina tegin Bangaloris kunagi mõned aastad tagasi ka. See oli, äkki oli, võis olla 200, võib-olla ei olnud ka nii palju. Ma ei mäleta ka, vaata, sellest on nii palju aega möödas. Mul ei jää numbrid meelde. Aga mul tehti ka sealt, ma terve päev läbi olin seal kliinikus, tehti mulle igasugused pissiproovid, ma ei tea, emakad, kõik asjad uurid üle. Ja. Ja mulle nii meeldib. Aga see on selles mõttes, et kui meil on selline, ma arvan, et uuring vähemalt pane 1-0 otsa kindlasti. Absoluutselt. Ja mis mulle meeldis, oli see, et kui me läksime ka arstide vastuvõtule, siis kõik olid tänapäevase meditsiini kõrgharidusega, aga kõige olulisem on elustiil, puhkus, joomine, tasakaal, looduslikud ravimid ja võt kui need ei aita, mingi teatud, et sa pead mõõtma, eks ju, sa teed nagu mingid proovid ära, siis sa hoiad, et sa mõõdukalt liigud, teed, su päevakava on paigas, vähem stressi ja nii edasi. Ja kui see ei aita, siis tuleb kindlasti minna ka nende kõvemate ravimite peale, aga enne alati proovida seda, mida organism nõuab. Kas sa käid? Just, see ongi see, et esimene asi alati on ju, kui meil on kehas midagi paigast ära, mitte ei lähe kohe võtta mingit tabletti, vaid mulle meeldib alati ütelda, et need esimesed tabletid on su elustiil, uni, puhkus
siis mingid harjutused, võib-olla mõned hingamisharjutused, toit on ju, need on sinu esimesed tabletid ja need on sinu esimesed vaktsiinid ka on ju, noh, see vaktsiin, noh, ma ütlen, et ma ei taha öelda, et meil ei ole vaktsiini vaja või on vaja, et sellest ma ei hakka siin rääkima, on ju, aga selles mõttes, et need asjad võiksid olla esimesed vaktsiinid ja esimesed tabletid üldse. Ja millegipärast on see huvitav see, et need on kuidagi meil ettevõtjatel eriti vaata ju tahaplaanile jäänud, on ju? Ja puhkus. Jah, vaba on ju? aeg. Jah. Aga kuidas sa ettevõtjana nagu praegu seda puhkust ja vaba aega või miks sa arvad, et miks ettevõtja ei suuda võtta omale seda vaba aega või puhkust omale? Kus see on kinni? Ma kogu aeg räägin omast arust, ma nagu papagoi kogu aeg korrutan seda, et puhake, võtke puhkust, tulge Indiasse ja nii edasi või tehke kas või Eestis, võtke omale mõned vabad päevad. Ei saa. Isegi kui inimestel on palju raha ja ta kõike võib lubada, ütleb ta ikkagi, et tal pole aega. Kust see tuleb? Mis sina arvad? Mõtteviis ja võib-olla pole ka korralikult kuskilt august läbi käidud, et kui neid auke on kolistatud või ämbreid on kolistatud, siis võib-olla inimene hakkab mõtlema, et ikka meil tuuakse ju ringiga nina ette tagasi, kui me peame midagi tegema. Aga kas me peame alati sinna auku minema või ämbreid kolistama? Mina kui ettevõtja kõigepealt muutsin seda, et ma hakkasin läbi vaatama oma strateegiat. Ma hakkasin mõõtma, kui palju ma töötan. Ja see oli kriminaalne, ma olen töötanud oma elus megalt, mul teen mingid 14-tunniseid tööpäevi, kõik arvavad, et kõik tuleb mul hästi lihtsalt ja no mis sul viga sa ju kogu aeg särised, see on kõva töö on olnud siin taga, kus ma olen praegu. Muidugi, loomulikult. Aga see on tulnud ka mingil määral ikkagi selle tervise hinnaga, et miks see lümfisüsteem ei tööta, eks ju, miks pärast on need peavalud olnud ja ega inimesed ju ei tea ja ma ei ole ka see tüüp, kes kaastunnet otsides paneb Facebooki üles, et oi, ma olen jälle olnud peavalus. No keda see huvitab? Tegelikult ei huvita mitte kedagi. Oma asjadega sa pead ikkagi ise hakkama saama ja minu jaoks on see ka väga silmakirjalik, kui tegelikkuses on olukord hästi kehva ja sa postitad mingeid super ägedaid pilte. Mis on tavaline, mis on tegelikult tavaline ja selles mõttes ongi, vaata, sotsiaalmeedia on ju veel see, kus keegi mulle ükskord ütles, et näed, et sa oled ise kriisis ja see oli palju aastaid tagasi ja ma panin mingi ilusa pildi endast ja see, et näe, vaata, kui silmakirjalik sotsmeedial ja pärast seda ma ei teinud seda mitte kunagi enam. Jah. Tegelikult see ongi ise valetame endale niimoodi läbi sotsmeedia. See on väga levinud, kas või tuues näite, meil sattus täpselt minu sünnipäeval Indias, kuna ma jäin pikemaks Indiasse, siis minu sünnipäeval sattus meie taksojuhiks olema ka Anu, kes oli piltilus India mees ehk poiss, noh, väga noor. Ja siis tema tahtis kangesti, et me jääme nagu Facebooki või selle Instagrami sõpradeks ja siis, kui ma vaatasin, see, mida ta rääkis sealsamas olles, et noh, tal ei ole raha ja tal on nagu alamklassist ja noh, see, kuidas ta välja nägi oma lihtsates tolmustes riietes, noh, see oli nagu see päris elu. Ja kui ma vaatasin ta Instagrami kontot, siis nagu mida ponks mees, noh, parimad kohad tehtud mingite kallite motikatega, mida tegelikult ei ole, et kuidagi me peame selle nähtavusel olemisega siiski leidma selle kesktee, kes me oleme ja millist kuvandit me tahame, mis ei tohi olla kaugel sellest, kes sa tegelikkuses oled ja ütleme, jutt oli selles, et ma töötasin 14 tundi ööpäevas ja mina olen alati olnud ikkagi välja tõttud oma peavalud ja haigused, neid ma pole avalikult afišeerinud, aga olen ikkagi elanud seda elu, mida ma tegelikult elan. Ja täna ma olen jõudnud sinnamaani, kus ma tunnen, et ma ei taha nagu jagada. Mul on elus nii vinged ajad, et mul on see, kus me oleme kus ma olen oma uue elukaaslasega käinud, need ringkonnad, kus me oleme käinud, need inimesed ja paljud neist ei ole üldse Facebookis ega kuskil, neil pole vaja, neil on olemas kõik asjad. Ja ma tunnen, et ma ei taha isegi teha endaga koos nagu seda pilti, mille me paneme üles Facebooki, mul on telefon täis imelisi kaadreid ja mul on võtta päeva, kus mul ei toimu midagi. Ja ma tunnen, et ma ei taha jagada oma elu. Ma tahan ainult nii palju, mis on mul tööks vajalik ja seda ka miinimumini viies. Nii et see muutus pärast Indiat. Teine mõte. Mul on muideks sama tunne olnud juba tükk aega, et ma ei taha teha neid selliseid ilusaid pilte. Nüüd me olime siin koos ja nüüd me olime siin koos ja see on nagu afišeerimine mõnes mõttes natukene.
no just ka see, et on ju, et ole mingi kuulsuse kõrval. Mul on neid jah, kuulsusi olnud küll ja veel. Ma ei taha minna, teeme ühe pildi. Ma kuidagi nagu ei taha. Kui tema teeb selle ja. ettepaneku või keegi teeb mingi üldkaadri, siis on täiesti okei, aga see tundub minu jaoks järjest vähem vajalik. Jah, see on mingit pidi õige, on ju, et kui sa oled kuulsate inimestega koos, siis võib-olla sinu fame kasvab. Mina enam ei mõtle niimoodi, mina mõtlen nagu seda, et mina elan oma elu nii nagu ma elan, Ja, ma olen see, kes ma olen ja ma ei pea kellelegi meeldima või ma ei pea kuskilt mingite noh, nagu iseennast üles haipima või siis nagu teine, mis tehakse, pannakse need meeletud tagasisided, mida kõik mu kliendid on minu kohta öelnud, et kui hea ikka, et mina selle inimesega töötasin. Minu meelest see on samamoodi nagu, kui see inimene kirjutab oma lehel, eks ja. ta on Anu Tähemaga koostööd teinud ja mis kõik on paremaks läinud, siis see on nagu aus. Mitte see, Mhm, et ma võtan mingi inimese ja siis hakkan rääkima, et no tuli oli ikkagi nii närb enne, kui oli ja siis meelde läks mhm. minema. Ja isegi ka see iseenesest, noh, mina nagu näen, et see töö, mida ma teen, et ma aitan inimesi oma nähtavust suurendada, ma aitan neil leida seda viisi, kuidas oma asjadest rääkida nii, et on nagu piisavalt lühikene, konkreetne, emotsionaalne ja nii edasi, sest see eneseväljendus läbi avaliku esinemise koolituste kasvab ja iga valdkond, nimeta ainult suhtlus oma partneriga, suhtlus oma lastega, suhtlus oma töökaaslastega või oma alluvatega, igal pool kvaliteet raudselt tõuseb, sest kõik hakkab ju meist endast. Ja kui me Ja. suudame olla paremad, siis me elu ka Ja läheb parem. ütleme niimoodi, tegelikult see eneseväljendamine ja kõik see on isiklikus elus, oma isiklikes suhetes ka juba nii oluline, et see kõik algab sinu enda isiklikust suhtest juba iseendaga, oma paarilisega, oma pereliikmetega, kuidas sa nendega suhtled, kuidas sa väljendad ennast. Kui noh, see on suur vahe, kas sa oma abikaasalegi näiteks ühte asja räägid talle 3 tundi või ütled 2 lausega selle ära, on ju, ja mis tõhusam on, eks. Ja see läheb kõik ju igale poole ja selles mõttes on kihvt, et sa ju teed neid selliseid, kuidas seda öeldakse, kas kõnejämmid ja mis sul seal, oota, mis see üks asi läks meelest ära, palun Kuldsuud. väga, nüüd sa saad öelda. Mul on kuldsuud. Kuldsuud, just. Et Anul tuleb ju ka nüüd varsti septembris algabki, on ju sul see kuldsuude programm jälle, eks? Kuldsuudega natuke läheb veel aega, kuldsuud alustavad mul jaanuaris ja kuldsuud Aha. on need inimesed, kes on juba tugevalt edasi jõudnud oma kõnelemisega, nii et mina töötan nende ekspertidega, kes on aastaid millegiga tegelemas, kes on oma valdkonnas väga-väga head, aga ei julge sellega esile tulla kuskile sotsiaalmeediasse või oma kanalites, et see tänane päevane avalik esinemine on väga lai mõiste ja see ei ole ainult lavale minek. Lavale minek on väga vähestel ees, nii isegi sellel aasta kursusel, kus mul on 10 inimest, on avalikult lavale läinud ainult 2, nii et avalikku esinemist ei pea võrrutama alati laval esinemisega. Avalik esinemine on ka see, kui sa lähed panka oma raha tagasi nõudma. See on samamoodi. Absoluutselt, iga asi nõuab avalikku ja üks väga hea selline, mida mina ise nagu olen märganud enda juures, et iga kord, kui ma seda teen, siis mul tuled sina meelde, et oi, ma peaks ka sinu kursusele tulema. Et kui ma oma selle podcasti või siis mõne mis iganes esinemise kuskile YouTube'i või kuskile üles laadin ja siis sinna tulevad need subtiitrid alla. Ja siis need subtiitrid näitavad, et jah, ei, jah, oot, seda või siia, jah, ja siis korrutad kõike asju 10 korda, 2 korda, siis vaatad, et seda päris teksti seal vahel on ikka nagu nii vähe. Ja just, ja siis kui ise näiteks teha mingisuguseid neid videoid endale, riile või ma olen hakanud nii palju, ma olen sinu nendes paar korda käinud nendes väiksemates, nendes paaritunnistes olen käinud ja juba sellest ma olen saanud omale tegelikult nii palju seda julgust juurde vaadata kriitilise pilguga ise üle seda, kuidas ma räägin. Ja vaatad läbi järgmine selles 2 minutis, sa ütled ühte sama mõtet 5 korda. Täiesti pointless, keegi ei jaksa seda kuulata.
ja need on meie kaasasündinud mustrid ja nii me jah. oleme ja minu nii-öelda eesmärk alati ükskõik kellega töötades ongi see, et see sinu enda sina peab ikkagi jääma alles. Mhm. Aga mina nimetan kõiki neid vaheütlemisi jah ja nüüd ja eks ole ja nii edasi, see on nagu vaht. Et me proovime seda vahtu eemaldada, aga see tuleb läbi sisemise töö. Ja et mul ei ole vaja kedagi koolitada olemaks täpselt samasugune, nagu ma ise olen, vaid et ma leiaksin selle inimese eripära. Ja Kaido Kubri ükskord väga ilusti ütles minu kohta, et Anu justkui nagu skännib selle inimese läbi. Ja täpselt seda, mida selle inimesel tarvis on, seda oskab ta välja tuua ja suurendada. Ja kui ma enne rääkisin harjumustest, siis ainuüksi teadmine, et ma ütlen nagu ma ei tea, minutis 10 korda eks ole või nagu on Eestis väga levinud sõna. Mhm. Meil on hästi palju neid sõnu, mida inimesed pidevalt kordavad, päriselt on see praegu nagu mingi uus eks värk. ju, minul on eks ju. Eks Eks ju, ole, on ju. eks ju või midagi Eks ju sellist ja on ju, need on kõik kinnitavad sõnad, eks. Ja Mhm. neid me ütleme selleks, et ennast nagu kuidagi, jah, mu hääl on see, ma kinnitan endale, kõik on hästi, et see on väga palju sihukest psühholoogilist tööd on siin taga. Nii et jah, kuldsud on need, kes alustavad meil jaanuarikuus ja me käime läbi väga palju erinevaid teoreetilisi tunde, pluss siin kõrval käib ka kõnejämm, aga kõnejämmi saab ka võtta päris eraldi, on 3-kuune, 6-kuune, 9-kuune pakett, ma hakkan sügisest nüüd uuesti afišeerima. Mul õnneks ei ole olnud nagu seda hetke, et keegi ei tule, see on, nüüd on juba nii palju tööd ette tehtud, et inimesed on järjekorras ja ootamas, mul on selle võrra palju lihtsam, aga see töö tuleb loomulikult ära teha, et kui sina veel selles faasis pole, siis kindlasti oleks tarvis oma nii-öelda kõneosavust lihvida, et sul tuleksid need kliendid või sul tuleks need inimesed sinu ümber, sest mina saan täna tõesti ausõna öelda. Ma ainult suhtlen nende inimestega, kes mulle meeldivad ja mul on ainult need kliendid, kellega mul tore koos tööd teha, sest mina olen võimendaja. Tänu minule pole keegi mitte midagi paremini teinud. Vastupidi, see töö tuleb inimesel ära teha, aga minu oskus on see olla siin see vahendaja, nagu muusikud, kes ütlevad, et nagu kogu see muusika tuleb kuskilt jumalikkusest, eks. Temad panevad nojah, ainult kirja. Mina olen ja see ongi võimendaja. sinu asi ongi tegelikult inimeses see positiivne oskus nagu välja tuua, mitte tuua välja see negatiivsest. Tihtipeale on see, et meie ka elus otsime kogu aeg seda negatiivsust ja me otsime kogu aeg, mida endast parandada. Meil ei ole vaja endast palju parandada, vaid meil on tegelikult vaja see, mis meil juba olemas on, enda seest välja tuua ja sellega esile tulla, on ju. Ja täpselt nii ongi. Ja me räägime harjumustest, on ju, kui me on ju ja eks ju ja küll ja eks ole ja kõik need sõnad, mis siin vahepeal tulevad või pikad sellised venitamised, see on harjumus, see tuleb millegist ja kõnejämm ongi see formaat, kus me õpime lugude jutustamist erinevate nii-öelda kestustega, kas siis nagu 45 sekundit või minut või 2 või 3 minutit ja miks me neid lugusid räägime ja kuidas see point sealt välja tuua ja kuidas, mitte et me ei räägi, kuidas peaks esinema, ma olen kuulnud ka need, kui sina tood korraks käed niimoodi, siis inimesed hakkavad sind rohkem usaldama. See on ainult teadmine. Kui sul ei ole seda sees ja sa hakkad seda tehislikult tegema, siis see on vale. Inimesed saavad sellest aru. Ja minu ülesanne, miks pärast minu programmid on kõik pikad, on siis kas organisatsioonides või on, kus ma toon veel trummid sisse ja kommunikatsiooni viin erinevatesse tasanditesse, sest kui corporate maestro, kellena ma olen praegult oma brändingu üles ehitanud, ma näen nagu, et iga meeskond on justkui nagu orkester, kellega me töötame. Ja me peame töötama pikemalt, sest muidu meie vana harjumus võtab üle. Kui sa ei ole harjunud hommikuti jooksmas käia või kõndimas käima ja sa teed seda ainult kuu aega, siis sellest on ainult väga väike kasu. Sa pead sisse viima need uued harjumused ja õppimised ja kuna mina olen õppinud avalikku esinemist praegu Torontos ja ma olen minu teada ainukene Eestis sertifitseeritud avaliku esinemise õppejõud, siis see harjumus tuleb ajas. Ja mõni käib mul aasta aega trennis, nii et iga nädal on kogu aeg olemas, see on trenn. Ja siis nad märkavad, kuidas kliendid hakkavad ütlema, et appikene, et su koolitus on läinud palju selgemaks, et appikene sinu online esinemised, need väikesed klipid, mida sa teed, see on palju rohkem sees sind ennast ja seda sisu, mida sa pakud ja siit tulevad välja need erilisused. Nii et see on pikk protsess ja töö, millega ma tegelen. See ei ole see, et me nüüd lähme ja hakkame näitlema või esinema,
vastupidi, ma tahan viia kõik inimesed sinnamaani, et kui nad lähevad kuskile sõna võtma, siis nad ei esine, vaid nad on iseendana Nad on välja. iseendad, see ongi, et see ei ole esinemine või mingi näitlemine, on ju, et see ongi see, mis ta päris olemus on, et sa tood selle päris olemuse välja. Ja täpselt samamoodi on igasuguste terviseteemadega ka vaata ju, on ju, et kui sa hakkad enda tervist muutma või oma tervise eest, et siis ei aita sellest, kui sa võtad ühe vaba päeva, on ju, et sa pead võtma nagu neid vabu päevi regulaarselt ja tihedamini võtma, on ju. Ja. Mina näiteks olen sisse viinud pärast Indiat, ma räägin, minu mõtteviis ja minu nii-öelda enesehool muutus pärast seda, kui ma nägin, kuidas need inimesed seal elavad, ka lihtinimesed. Ja mina ei tööta nädalavahetustel, nii et ärge palun oodake minult ühtegi vastust nädalavahetustel. Ma ei tööta põhimõtteliselt sellepärast, et ma pean taastuma. Ja ma olen püüdnud järjest paremini, et ma ei tööta üle 8 tunni. Mina, kes ma töötasin järjest non-stop 14 tundi päevas. Enam ma seda endale ei luba ja teadlikult ei luba. Aga mul tuleb üks huvitav asi sinuga seoses meelde. Ja. See, et ma tean sind praeguseks, ütleme juba peaaegu 2 aastat ja ma olen kogu aeg mõelnud, et või kolm, vabandust, 3. Ja ma kogu aeg vaatasin Anu, et Anu on hull mingi tööloom, on ju, kogu aeg töötab. Ma kogu aeg mõtlesin, et kuidas ma selle Anule saaksin niimoodi viisakalt öelda, et Anu hakka puhkama, õpi puhkama. Aga ega see on alati selline asi, mida tuleb hästi nagu peenetundeliselt öelda ja ei saa kellelegi peale lennata, et kuule, võta nüüd puhkus omale, on ju. Et sellest ei tule lihtsalt mitte midagi välja. Ja siis ma mäletan, et kui sa olid kevadel sinna Indiasse kinni jäid, on ju, siis ma mäletan, et ma ütlesin sulle veel kuidagi niimoodi, et vaata kui äge, et nüüd sa saad vähemalt puhata rahulikult. Ja siis ma mäletan seda sinu lause, et ma ei ole ju see inimene, kes puhkab, ütlesid sa mulle vastu. No ma pole ju see, ma ei ole harjunud, et ma tahan tegeleda. Ja siis, kui me saime sinuga juulis kokku, ütleb Anu mulle, et ma kavatsen juulikuu puhata. Mina ütlesin, jess, tehtud. Ja puhkasingi. Tead, kui hea meel mul oli selle üle. Mul oli päriselt nii hea meel. Ma puhkaks veel terve augusti ka. Eks ole. See võid meeldima. Vaata, kui oluline see on ja vaata, kui kinni me oleme oma selles igapäevases sellises tormamises ja me ei näe seda, et meie tervis vajab tegelikult, nagu sinul oli, vaata selle Indiaga nii hea näide, et kui kinni sul kõik oli ja kui palju sa valusid kogesid ja kõike, et kui oluline see tegelikult on, et me võtame vahepeal selle aja iseenda jaoks ja leiame selle puhkuse, ei tööta üle, ei lähe lolliks. Et kui sa tunned, et sa oled väsinud, siis sa päriselt puhkad kohe, mitte ei oota siis, kui sa oled pikali kukud. Ja täna on mul ka niimoodi, et kui ma tunnen pärast mingit kas koolitust või midagi, mis on mul rahvusvahelisel tasandil, mis võtab rohkem energiat, siis ma kindlasti lähen ja võtan selle 20 minutit meditatsiooni pärast. Et ma pean taastuma, ma pean korraks lõdvestama kõik oma kuklad ja õlad ja et tegema natuke liigutusi, et ma võtan selle aja taastumiseks, mitte ei hüppa kohe e-mailidesse, mitte vaatama, mis tuleb Messengeris. Ma olen päris kõvasti muutnud ka seda, millal ma Messengeris inimestele vastan, sest tegelikkuses ei lõppe see töö mitte kunagi. Ja kui sa ära vastad, siis sa vastad juba ka järgmisele küsimusele ja järgmisele küsimusele. Tähendab seda, et sa jälle nagu annad välja. Me ju tahame aidata ja meile meeldib me töö. See ongi see häda. Ja see on ka see, vaata, et kui sa annad ja siis sul tekib, mingil hetkel tekib ja ega siis tänapäeval on ju see, et kuna infot on ju nii palju, et siis seda, et sulle vastatakse, et aitäh, et sa mulle ütlesid ja need inimesed, kes vaatavad sellele su vastuse ei meeldi, nad võib-olla pärast ei võta sinuga mitte kunagi ühendust ja siis sa veel hakkad seda enam tundma seda, et issand, mina andsin endast välja, ta ei tee must väljagi, vaata, et ta isegi ei ütle aitäh mulle, vaata, on ju, sedagi tuleb, mina olen sedagi kogenud endast, et siis ma olen ka võtnud, et ei, mina vastan ainult sellest kellast selle kellaajani ja laupäeviti, pühapäeviti, ma lihtsalt ei tee seda. Ja eks see aitäh ütlemine on ka inimestel võib-olla on pakilised asjad ja nii edasi. Mina pigem olen vaadanud, et ma ise ütleksin alati aitäh, et ma ise ei jäta vastuseid võlgu, aga ma olen enda jaoks teinud selle aja, millal ma vastan. Et ma enam ei ole peale 9 näiteks enam ei lähe scrollima, et ma olen teinud tõesti väga palju muutusi ja võib-olla see India käik oligi, mis pani mind muutma, sest ma nägin ka näiteks sellist asja, kui meil ei tulnud hommikul vara kell 7, ei tulnud meie taksot
ja siis juba inimesed, kes olid meil mitmel päeval meid näinud, väga lihtsad inimesed, no tõesti no, oma banaanisalus seal toimetavad ja on näha, et hambad on natukene teistsugused kui nendel, kes on head arstiabi saanud. Juba hakkasid meile korraldama erinevaid abisi, et see inimlik abi seal Indias ja see, kuidas erinevad, vähemasti sealsamas Keralas erinevad religioonid omavahel suhtlesid, see tõi mind väga palju tagasi selleni, kes ma olen inimesena, mida ma vajan, mis see elu tegelikult on, võimalikult rohkem koha peal, et sa kuuled neid hääli. Sa ütled, et ma olen hull töötaja, olen tõesti olnud, mul on olnud hetki, kus mul on elus 5 erinevat töökohta, 3 last, suur majapidamine ja aed. Et see on ju kõik töö. Aga täna ma võtan aega, et ma võtan iga hommikul vähemalt 10 minutit, ma lähen aega ja ma vaatan, mis on see ilm, missugune on see õhk, et ma toon ennast võimalikult palju sellesse hetkesse ja kui ma täna räägin sinuga aeg praegu nüüd, siis ma olen ainult sinu juures. Ma ei jah, lähe ei chati lahkama. samal ajal, on ju. Jah, jah, et ei chati see samal koha ajal, ei peale tee tulek, et midagi. selles mõttes India on imeline koht, kus kohas no, sa pead korraks ära käima ja laskma ennast näha, et elu võib olla ka teistsugune. Ja siis sa tuled tagasi ja teed oma korrektorid just nendes valdkondades, kus kohas sa tunned, et sul on vaja, sest ilma vajaduseta ei tee me mitte midagi ja harjumused on need, mis viivad meid tagasi sellesse vanasse rüppe. Aga no kui sa oled vähemalt 40-ne, varem veel, kui sa oled 35, et sa hakkad varem ennetama kõiki Just. neid asju, et siis me saame elada seda elu täiuslikumalt kui kunagi varem. Ja kui Jah. mul käis 40-selt läbi, et noh, põrgus see, et noh, kui mu elu ka Indias peaks lõppema, siis et seda suhtumist mul ei ole enam ammu, elu on kingitus, iga hetk on kingitus ja iga päev on kingitus ja need inimesed, kes su ellu tulevad, tulevad siis õpetama või sind aitama. ja ma olen sinuga selles osas täiesti nõus ja ka India osas olen selles mõttes täiesti nõus, et selles Indias selle tohuvabohu ja selle kõige keskel on kõige olulisem tulla korraks kohale ja märgata, mis meie ümber on. Ainult niimoodi sa saad ellu jääda ja India toob selle lihtsalt hästi nii-öelda markantselt, hästi värvikirevalt esile. Et sa ei saa seal teisiti ja siis hakkad märkama selle hulluse sees seda, et oi, kui palju seal on toredust, kui abivalmid nad on, kui kenad nad on, kui ilusad värvid on, kui ilusad lõhnad on ju? Ja ka see, et noh, kui maailmas käivad sõjad ja me oleme kogu aeg selles interneti mõjuvõimus vaatamaks, mis jälle juhtus ja mis keegi teeb, miks me peame oma aega raiskama sellele? Indialased Täpselt. ei rääkinud poliitikast, nad olid seal täiesti oma elu elamas ja see oli kuidagi nii rahulik. Seda rahu ma tõin endasse kaasa, et olla just nagu siin selles keskkonnas ja ma märkan, et ei olegi kõik asjad nii hullud, et mul on nagu natukene tunne, et see kõik on pisut ka tehislik. Kindlasti on maailmas asju, mis toimuvad, keegi on nad korraldanud, aga kui ma ei saa neid asju ise muuta, ma ei saa muuta, et sõda jääb kuskil pooleli. Ma ei saa olla see, kes teeb mingeid suuri otsuseid nafta tarbimise või plastiku tootmise või mis iganes teemade puhul. Aga mida mina saan hoida atmosfääri oma kallite inimeste jaoks, saan luua keskkondi nende inimeste jaoks, kellega ma töötan ja aidata niimoodi seda nii-öelda plusspoolt kasvatada ja ütleme, miks ma teen seda, mida ma teen, see ongi seesama missioon, et kui ma näen, et internetis on nii palju pahna ja neid inimesi, kes toodavad pahna, no kasvõi ma pean ka pahnaks seda, kui sa oled meeletu tarbija ja sa näitad, kui palju sa tood ja kui palju sul tuli Hiinast pakke ja plastikut ja kõiki neid kleite, värke, kosmeetikat. See on pahn, selle asemel, et aidata eetrisse kõlama neid, kes teevad väga vingeid saavutusi kuskil uuringute jaoks, kes teavad, kuidas saab kogu seda prügi, mis meie ümber uuesti ringtootlusesse viia, kuidas aidata inimestel jõuda mõistusesse ja kehasse, et nad oma elu kvaliteeti tõstaksid, sest ainult selle läbi saavad nad teisi inimesi aidata ja siia alla käivad kindlasti ka ettevõtjad, kes kogu aeg toodavad midagi ja isegi kui neil on hästi palju tööd, siis see enesehool peab käima selle töö ette ja selleks tuleb võtta aega, et
iseenda eest hoolt kanda, oma perekonna, oma kallite, seda saame meie teha iga päev selles hetkes, kus me oleme. Igal juhul ma selle kuldse sõnavõtuga lõpetaksin selle, et kõige olulisem on alustada iseendast, võtta aeg iseendale, enda eest hoolitseda, mõelda, mida sul endal vaja ja siis hakkavad kõik asjad muud hästi minema. Ja panen siis meie vestluse alla kindlasti ka Anu kodulehe lingi, et kõik, kes te soovite, saaksite Anuga ühendust võtta ja minna õppima kõnelemist igas eluetapis. No nüüd sa tabasid täielikult naelapea pihta selles mõttes, et koduleht on see, kuhu ma üldse ei taha, et sa läheks, ma pole sellega jõudnud tegeleda. Aga kindlasti LinkedIn on see, kus kohas saab nagu adekvaatsemat informatsiooni ja kuna sa nüüd selle välja käisid ja see on jällegi nagu konnasilm, kuhu sa ei astuda, siis ma pean vähemalt sügiseks oma kodulehe korda saama. No ühesõnaga, sa saadad siis mulle oma LinkedIni lingi pärast meie vestlust ja siis ma panen selle. Ja mina tänan, meiega oli täna siis koos särav Anu Tähemaa, kes väga hästi kõneleb, nagu te kõik nägite siin. Nii et kohtume siis juba järgmistel kordadel ja järgmistel India vestlustel. Nii et aitäh sulle, kallis Anu. Aitäh, Aet, mind kutsumast ja soovin kõigile ilusaid aegu. Aitäh, head aega!